Geeniuse digisaadet toetab Kuulbet. Alati mängus. Tere head kuulajad, käes on 15. jaanuar ja aasta, kui te veel pole märganud, on 2024 Geeniuse digisaade ja siin Hans Lõugas, Meelis Väljamägi on Pilvre ja aasta algus jaanuar ei tohiks meie saate püsikuulajale üllatus, et räägime see saade palju suurest tarbijaelektroonika messist Ameerikas nimega CES, kuidas telekad on muutunud läbipaistvaks, meie taskutes hakkavad nõu andma väiksed targad abilised, milliseks muutuvad telefonid ja kuidas mõnikord on edasiminek ja tagasiminek, kui kiireks läheb Wi-Fi ja väga palju muud veidrat, põnevat, huvitavat ja võib-olla ka midagi kasulikku, mida see aasta võiks tuua. No nii, enne kui siis võib-olla räägime ka millestki muust, võtame ette need CES-i uudised. Consumer Electronic Show, tarbijaelektroonika tohutu mess, mis iga jaanuar seal toimub ja me alati alustame ju sellise väikese lahti ütlusega, et kõike, mida te nüüd kuulate, ei pea võtma puhta kullana, sest me teame, messidel nagu CES näidatakse vägevat tehnoloogiat, mis ei pruugigi ju tegelikult jõuda meie kätte, meie lettidele, meie ellu, aga võiks leida sealt midagi huvitavat selles osas, millised trendid käivad ja võtavad hoogu. Esiteks, räägime korra nendest ekraanidest, sest mõni aasta ekraanitehnoloogias on seal selline ei midagi ütlev, teinekord on midagi huvitavat. Ja nüüd on 2 liidrit, Samsung ja LG. Näidanud ühte päris, ütleme nii, et huvitavat kontseptsiooni, milleks on siis läbipaistvad telekad. Telekas on, aga ei ole ka. Kas te nägite neid telekaid või nägite neist läbi? Nägime videot neist, jah, kus neist video peal vaadati neist läbi, ise oma silmaga pole näinud. Iseenesest läbipaistev teler, eriti läbipaistev OLED ei ole nii põrutav uudis, sest et juba siin aastat 5 tagasi näitas Panasonic ühte sellist ja mina olen IFAL ka mingit prototüüpi, äkki see võis ka LG oma olla, ise oma silmaga näinud. Vahe on siis nüüd 2 asjas, esiteks on see, et nad on läinud palju läbipaistvamaks, ehk siis see klaas, mis seal seda pilti teeb, on selle LG OLED mudelil ikkagi nüüd täiesti selline, et seal ei ole enam sellist rohekat tooni taga, vaid on päris nagu läbipaistev klaas. Ja teine asi, mis on võib-olla veel suurem uudis, on see, et kui me siiani oleme näinud neid läbipaistvaid telereisis või ekraane prototüübina, mis võib-olla kunagi võiks siis müügile tulla, aga võib-olla mitte. Lihtsalt tootjad näitavad, mida nad teha oskavad, siis LG OLED on tegelikult esimene, mille nad ka päriselt lubavad sel aastal müügile tuua. Tasuks ka muidugi LG hoogu natuke sellega maha tõmmata, et kui ma õigesti mäletan, siis mingisugune viimased 5 aastat on nad CES-il iga pool mujal messidel oma mingid telekad kokku rullinud kogu aeg ja öelnud, et see on mingi järgmine asi, mida kõik saavad osta ja võib-olla ma muidugi eksin, äkki saabki seda. Kokku rullitavat telekat saab osta, aga lihtsalt ta maksab nii palju. Et... Ja ilmselt seda võib tõesti saab osta, kui sa oled juhuslikult siis võib-olla Bill Gates või Elon Musk, kes ilmselt ostad selle, aga ma nagu kuidagi tundub, et see uudis ka natukene võib-olla läheb sinna rubriiki, aga võib-olla see muidugi jõuab ostetavaks ja teistpidi, nagu Meelis ütles, on need läbipaistvad ekraane, mina mäletan neid hoopis külmkappide kontekstis, sest väga ägedalt olid sellised külmkapid, mille ekraanid olid läbipaistvad ja siis kuvasid sinna peale ka mingisuguseid asju, mis siis külmkapi sees võis olla või ilma teadet või mingid muid asju. Ma olen ka neid näinud, aga ma üldse ei mäleta, kes sellist külmkapi näitas ja kas sellist külmkapi saaks ka juhtumisi osta, kui sa oled Bill Gates või mitte igal juhul. Ei tea küll, et seda osta saaks päriselt. Meil on taega segadus, kus see sõna telekas või TV siin juures, selle uudise juures, sellepärast, et selleks, et sul on kodus televiisor, mis on osaliselt läbipaistev, osaliselt näitab pilti, on võib-olla sobib 1% või 0,1% inimeste kodudest, et sa pead sinna kõrvale ostma ka selle villa, kus see telekas sobib. Küll aga sellise ekraanitehnoloogia need praktilised kasutused võiksid olla tõesti mingisugune, mis on hea eestikeelne sõna selle kohta, mingid signaal, ekraanid, märguanded, vaid ja võib-olla kontorihoone. Ja ma ei teagi, mis selle kohta eesti keeles on, aga ma tean küll, mida sa mõtled ärikasutusse. Kui on midagi hõljub õhus, mingi info liigub, ja sa näed sellest läbi ja näed, mis seal taga on. See ei pea televiisor olema. Ka omakorda CES-il minust esimest korda näidati ka seda sellist õhusõljuvat tehnoloogiat, mis muide jõudis ka Eestisse otsapidi, aga nüüd on nagu kuidagi ära kadunud. Ma ei tea, kas see maaletooja jäi sellega hätta ja poed ja firmad ei tahtnud seda käest osta, aga need olid sellised LED-propellerid.
mis keerlesid hästi kiiresti ja neid sai moodulitena laduda teineteise kõrval. Ma olen näinud neid Eestis. Just, aga kas sa oled neid ka hiljuti näinud? Ja, aga viimasel ajal enam mitte, jah. Ma olen näinud neid, ütleme, see võis olla mingigi jaekaubandus toidu pool. Jaa, aga kas sa oled näinud neid viimaste kuude jooksul? Ei ole kusjuures. Täpselt. Mis on kadunud, jah. Ma tean, Telia vahepeal tegi oma mingid installatsioone nendega. Mis juhtus? Kas lendas ventikasse midagi? Igal juhul see tehnoloogia oli visuaalselt ka päris kihvt ja see sellises avalikus ruumis, kuna sa said ju ekraani nii-öelda skaleerida nende propelleritega väga suureks. See nägi tõesti äge välja, aga no mine sa tea, kas siis lendas midagi neile sisse või kadus see siit ära. Aga see läbipaistev tehnoloogia võiks ju samamoodi olla just võib-olla selle koha peal, kus täna on meil aken. Ehk et kõik võimalikud klaasid, olgu need siis kontoriseinad või mis iganes klaasuksed. Kui OLED-tehnoloogia hakkas nagu siin populaarsemaks muutuma, siis ju kõik näitasid, mida nad sellega teha suudavad. Mina mäletan, Philips näitas täitsa töötavat prototüüpi, kus sa said siis selle Hue valgustussüsteemiga oma nupust keerata, kui läbipaistev aken on, eks sa võid sa teha täitsa tumedaks või piimjaks valgeks ja võisid teha ka täitsa läbipaistavaks ja siis ka erinevaid värve, eks ole, nii et aga see tehnoloogia on ka jäänud täiesti kuhugi toppama, et võib-olla on liiga kallis tootmit toota. Aga läbipaistvate telekate osas, mis nüüd see nädal välja tuli, on siis 2 eri tehnoloogiat. Ma saan aru, et LG-l on tõesti OLED läbipaistev. Ja, sellel LG-l on üks eriomadus veel, kui ma LG juurde korraks tagasi lähen, on see, et tal on ka siis, ta on esimene nagu päriselt seertootmisse minu teler, tal on seal all ka soundbar, tal on lisaks siis selline must taustakile, mis teeb tast tavalise OLED-teleri, kui sa telekat vaadata ei taha läbipaistvat või tahate rohkem detaili näha, siis saad ta teha selle mustvalge kilega nii-öelda siis tavaliseks telekaks, aga kõige olulisem on see, et see on ka esimene seeria tootmisesse minev selline mudel, millel on siis eelmine aasta CES-il näidatud ja kihval näidatud juhtmevaba signaali edastuse boks, ehk siis sul ei ole peale toitekaabli lähedalt telekas ühtegi teist juhet, eks ole, nii et see boks võib olla teises toa otsas. LG pakub muide ka seda sama telekat müüa täitsa algosadena, et võite minna vabalt LG lehele ja osta omale OLED kilet ja selle OLED kile eredus on 4000 nitti, seal on niisugused klemmid küljes, seda ilmselt siis lõikab mingisugune John Yang sulle sellest rullist ja müüb seda sulle täpselt nii palju, kui sa tahad ja siin on isegi koht, kus sa saad seda omale ostukorvi panna, siin on kirjutatud Inquire to buy. Ja tegelikult siin ka isegi on pilt, kus LG on kleepinudki oma suurepärase OLED kilega siis üle terved suured boksid ja kõik muud asjad ja kõik. Aga see on ka lahe mõte. Eks seda nad kasutavadki ilmselt oma nende kuulsate kaarekujuliste bokside tegemisteks, eks ole, kui mis iga aasta messidel ajakirnika ja vaatajaid põluvad. Aga teine läbipaistev telekas, mida me CES-il nägime, on Samsungi mikroLED läbipaistev telekas, mis on väga sarnane selle OLED-ile, aga erinevus on selles, et esiteks on prototüüp, ta ei tule veel niipea müügile ja teiseks on siis see, et kuna tegemist on mikroLED-iga, siis ta on palju eredam ja palju kontrastsem, eks selle läbipaistva pinna pealt sa näed nagu rohkem detaili kui LG mudelil. Et see on nagu selline tulevikumuusika. Aga kui me räägime CES-ist ja telekatist, tegelikult on üks trend, millest me siin võib-olla ei ole rääkinud, mis sel aastal CES-il telekate maailmas väga tugevalt kanda kinnitab, see on nimelt tohutult suure või lihtsalt suure ekraaniga telekate massiline turule tulek, et kõik Hiina tootjad, Hisense, TCL ja teised ja ka Samsung ja LG näitavad üksteise võidu seal 100-tolliseid ja üle 100-tolliseid telereid. Hisense'il oli 115-tolline, et nendel on 2 probleemi, et pilt on väga hea, aga esimene probleem on see, et kuna nad on nii suured, siis nende transport on meeletult kallis, mis teeb selle hinna väga kalliks, et telekas ise tootmine ei ole kallis, aga nende vedamine, kuna nad peavad laevaga kuskilt tulema ja võtavad väga palju ruumi, eks ole, siis see teeb seda kalliks. Ja teine asi on see, et nende voolutarve on ikkagi nagu uskumatult suur, sest et lihtsalt nii palju piksleid, eks ole. Aga jah, et selles mõttes selle aasta nagu märksõna telekate maailmas lisaks läbipaistvusele on siis ka päriselt see, et kõik tootjad hakkavad pakkuma väga suure ekraaniga telereid ja juba käivad arutelud selle üle, et kas nagu projektoritel ongi enam kauaks elu ja eriti nendel short through või nende laserteleritel, mis siiamaani on olnud sellised 100-tollist ülespoole, et kui tavalise LCD teleri väga hea pildiga saab sama hinnaga, siis võib-olla polegi sellist asja mõtet osta. Vaatame siis edasi, mida see CES-i uudiste magasin meile sealt veel pakkus. No üks kategooria on väikesed AI abilised, mis on nutikad ja üritavad meie elu lihtsamaks teha ja meie käske täita. Ja
Rabbit ehk jänese nimeline R1 seade on võib-olla selle poolest silmatorkav. Tal on üks väga tugev omadus, miks ta on teistest erinev ja see on see, et see asi on päriselt müügil ja inimesed on saanud seda osta ja tellida, sest et väga palju on selliseid igasugu kontseptsioone, ideid ja jubineid, mida näitavad ettevõtted. Võib-olla jõuame nendest ka mõnest rääkida, aga Rabbit on siis selline omamoodi, see toodabki startup nagu Rabbit, ei ole mingi suure ettevõtte oma, aga omamoodi seade, mis näeb välja nagu neljakandiline klots. See peal on väike ekraan, väike ketas, väike kaamera ja selle mõte peaks olema siis, et tema sees on selline tehisintellekt, algoritm, millega sa saad rääkida, näitab sulle vastuseid ja teda saab siis tellida või käskida sundima, et ta teeks sinu igapäevaseid asju, mida sa teed muude äppide või telefoniga, et sa siis ei peaks telefoni kätte võtma, näiteks telli mulle auto või mingisugune toit või mine tee mul midagi muud selle teise äpiga, ehk umbes midagi sellist, nagu ma ei tea, küsime Google'i või Alexa või Siri käest, et ta teeks käske, siis see Rabbit peaks olema selle võrra targem. Ja siin taga on üks huvitav mõte, et tavaliselt sellised abilised peavad töötama mingisuguste appide või liideste kaudu, aga mida väidab see Rabbiti loonud firma on siis see, et nad õpetavad seda algoritmi kasutama mobiiliäppe nii nagu inimene see kasutab. Et näiteks ütleme nii, et võtan lahti, no mis Eestis on, Bolt Food, kust ma tellin endale hamburgerit ja siis algoritm õpib seda kasutama nii nagu inimene ja tänu selle õppimisvõimeline saab ta kõikide äppide kaudu siis sinu soovitud tellimusi täita. No igal juhul on tegemist jah, selles mõttes igati ägeda vidinaga, et ta näeb välja selline, kuidas ma ütlen, nagu vanasti olid Sony telefonid, siukse imeliku disainiga, kui Sony alustas oma esimest mobiile ja siis, kui paljud meie kuulejad ei olnud veel sündinudki, nad olid sellised nagu, siukses heas mõttes nagu gadgetid või vidinad, et ta on siukse väikse rullikuga, pisikse ekraaniga, kihvti disainiga, aga sealt sees jookseb siis mitte siis LLM või suur keelemudel, vaid nagu nad ise ütlevad, selle nimi on siis large action model ehk et suur aktsioonimudel ja see jääb muidugi natuke nüüd segaseks, et kuidas see suur aktsioonimudel seal asju teeb, aga igal juhul peaks see siis olema väga universaalne mudel, mis siis kõikvõimalikke äppe ja muid asju on võimeline õppima ja nendega siis asju tegema, et ma pean tunnistama, et mida rohkem seda pikka juttu lugeda, seda vähem nagu teada saab, kuidas see kõik töötab, aga igal juhul on see äge vidin igatahes ja vaatame siis ka ju hinda, seda pakutakse siis $199. No ja see on ka põhjus, miks see esimene nagu tootepartii, mis oli 10 000 tükki kiirust läbi müüdi, et selle raha eest oleks nagu huvitav katsetada. Aga siin on tõesti need väljakutsed, et mul esimene nagu mõte on see, et ma ikkagi usaldan siis kõik oma kontoandmed, kõikide kontode andmed sellele firmale, sest ma pean nagu äpi kaudu andma oma konto sellele jänesele. Ja siis ta minu kontoga läheb sinna kuskile äppi, sisuliselt ütleme niimoodi, nagu ma ei ole seda seadet ise kasutanud, aga ütleme, võtame selle Bolti näite, et see on nagu selline suvaline äpp, millega neil ei ole otse liidest, aga ma annan talle oma Bolti kasutaja nime ja parooli, siis ta käivitab serveris virtuaalmasina, kus käivitab Bolti rakenduse, logib sinna sisse justkui nagu inimene minu kontoga, teeb minu tehtud tellimuse. Aga ma ise hoian käes ainult seda väikest klotsi ja räägin tema käest, ta ütleb, jah, et kuule, ma tellisin sulle pitsa ja see maksab 10 eurot ja tuleb 20 minuti pärast. No et siis ma pean usaldama selle Rabbitile kõik oma kontod ja see kõik on nagu selline ühe suure AI haibi sellise laine tipp praegu. Äkki see asi on äge ja äkki ta hakkab olema meie igapäevane abiline. Ja siin saab seda ka vaatan nagu õpetada ka kasutajad, et ehk et stiilis, kui ta võib-olla ei oska midagi teha, siis sa võid sinna nii-öelda jänesele siis öelda, mida ta peaks tegema. Näiteks võtma mingi tarkvara lahti ja valima sealt mingid asjad välja ja siis vastavalt neid sorteerima, siis ta oskab seda nii teha, nagu sa oled talle seda seletanud, ehk et ta selle reegli siis saab lennult aru, et sa ei pea piltlikult öeldes seda siis mingisuguse skriptiga programmeerima või muud moodi kuidagi nii-öelda asjatama, millega ilmselt enamik inimesi toime ei tuleks. See kontode ühendamine kõlab igal juhul, see on ainus viis, kuidas sellist asjad teha, eks ole, aga teistpidi kõlab see nagu üks suur tulevikus toimuv privaatsusskandaal.
sest et see ei saa hästi Siin on lõppeda. palju riske kindlasti, jah. Aga no, nagu ma ütlesin, mis on selle Rabbiti suur äge eelis on see, et ta on päriselt olemas, inimesed saavad tellida, erinevalt näiteks nüüd järgmisest asjast, mis on siis Samsungi pallikene ja ongi inglise keeles nimi Balli, mille kohta näidati ja lubati ja kuulutati, aga kas see ka päriselt jõuab müügile, ei tea. Pallikene peaks olema siis selline robot, mis sõidab sul kodus ringi ja oskab panna tööle ja kinni kõiki mu koduseadmeid, sest nad on ju kõik ühendatud ja Wi-Fi's, paneb, ma ei tea, õuduasumasina öösel tööle või tuled kustu, kui ma ära lähen või tuled käima, kui ma kodule lähenen ja räägib minuga, näitab mulle projektoriga mingisuguseid rahustavaid pildikesi või asju ja mida ta veel teeb. On siuke, kuidas öelda, nagu koduloom, aga püüab natuke enne olemasoluga õigustada kodutöödega. Nii et jällegi, võib-olla on siis siuke nunnu robotikene, aga võib-olla on lihtsalt kontseptsioon. Eks me oleme sellisel ajal, kus nüüd aasta on ju see keelemudel möllanud ja see tehisintellekt nii-öelda hakanud igal peale jõudma, et siin mõned aastad tagasi teadupärast isegi minul laua peal klõbistas ringi robot nimega Vektor, kellega sai ka rääkida ja kes siis suhtles ja oli päris nupsik ja tegi igasuguseid asju ja mida targemaks sellised tegelased ju tegelikult muutuvad, kes kombineerivad endas siis võib-olla mingi emotsionaalse väärtusega siis mingisuguse sellise pragmaatilise või vajaliku väärtusega, seda rohkem võib-olla edu midagi tabaks, et kui sul on näiteks mingisugune igav Google'i kõlar, mis lihtsalt seal on ja teeb ka asju, siis võib-olla hoopis toredam oleks, kui seda sama asja teeb siis vähemalt sama hästi, võib-olla isegi paremini mingisugune tegelane, kellel on siis teatav vabadus ka liikuda või oma mingit emotsiooni näidata või et kuidagi nagu ühendada sellist kas siis lemmiklooma või nagu mingisugust tegelast, kes päriselt oskaks ja teeks, aga samal ajal oleks sulle ka päriselt kasulik. Sest muidugi üks teine aspekt on siin jälle meie regioon või meie niivõrd unikaalne salakeel nimega Eesti ja et me võime kõike siin vaadata ja teha, aga ilmselt oma keeles läheb ikkagi aega, kuni me ladusalt räägime. Olgugi, et täna saab ju ka, loomulikult ChatGPT-ga saad ka eesti keeles rääkida ja nii edasi, aga ikkagi kõik sellised seadmed, mis siin tulevad ja ametliku keele toena ikkagi, me kahjuks sinna ei jõua. Muide, ma vaatasin selle jutu taustal ka, et telliks siis ära R3 kolmanda batchi juba, sest nagu nad ütlevad, või R1, sest juba ka teine on välja müüdud, aga Rabbiti just, aga Rabbitit nagu Eesti ikka minu eelmise jutku jätkuks Eestisse kahjuks ei saa Rabbitit tellida. No võib-olla see ei ühildu GDPR-iga siin, et sama kontod on nad ameeriklastele. Võib-olla küll jah, nii et jääb üle jälle kurvastada, et tuleb inglise keeles rääkida. Mis veel uut? Meelis, me saame nüüd veel kiirema Wi-Fi omale. Jaa, et tegelikult Wi-Fi 7 on räägitud ju aastaid ja mõned seadmed on seda ka näidanud oma andmetes, et neil on see toetus olemas, sest et sellised beta-staadiumis ruuterid ja telefonid ja asjad on selle toega olemas olnud, aga nüüd siis CES-il kuulutati välja, et Wi-Fi 7 on ametlikult sertifitseeritud, esimesed ruuterid ametliku toega müügil, ilmselt kõik uuemad telefonid, mis tulevikus tulevad ja muud seadmed arvutid hakkavad siis ametlikult Wi-Fi 7 toega olema ja sinna Hans saab nüüd öelda, kui kiire see päriselt on. See on lõpmatult kiire. Okei, võtame päris vastuses. 46 gigabitti sekundis on teoreetiline maksimumkiirus, mis ütleme, kui sellest 1/10 on saavutatav. See on ka juba tohutult kiire. Wi-Fi 6E, mis on praegu kõige vingem siiamaani, teoreetiline maksimum on olnud siis 9,6 on ju. Et kõik need on sellised teoreetilised kiirused, aga kui mul on kodus arvuti, millega ma tahan, ma ei tea, mängida või teha midagi, kus mul on väga kiirust vaja ja ma ei taha kaabeldada või ma ei saa kaabeldada ja see ruuter on mu arvutil ka samas toas, mitte betoonseina taga, siis võiks see Wi-Fi 7 olla nagu äge lahendus. Et ta nagu elimineerib seda kaabelduse osa. See on nagu peamine, ega tal ilmselt leviala nüüd väga suur ei ole, eriti nendel kõrgematel sagedustel. Aga teistpidi igasugune kiirgus on ju selle mündi teine pool, et ilmselt on paljud inimesed kuidagi väga ärevil, kui elektromagnetlained mühisevad sisse ja välja meie kehast, eks ole, et kas me tahame nagu seda tõesti, et kõik see suur infohulk siis meie
magamise elu ja kõik võimalike muude tubade ja piirkondade vahel see on möldaks. muidugi omaette teema, et kas on nagu 46 gigabitti andmeid minust tekitab teise tunde, kui 46 kilobitti andmeid. Aga fakt on see, et mida kõrgem on sagedus, seda väiksem on see leviala, nii et see on kasutusjuhtumid ei ole siuksed, et ma saan kogu oma suure korteri näiteks ühe ruuteriga ära katta. Seda küll, aga siin võiks vist füüsikud meid parandada või vastupidi, et vist mida kõrgem sagedus on, seda rohkem ta ka sumbub igal pool ja juhtumisi on vist sinu keha ka üks koht, kuhu ta siis hästi sumbub. Ilmselt teeb ta seal siis eelkõige sind soojemaks, mis ta seal ikka muud nii väga teeb, aga mine sa tea, äkki ta teeb midagi veel, sest ega me ju sinna rakkude ja aatomite ja prootonite vahele väga täpselt ei näe ja ei tea, mis seal kõik toimub. Aga ometi on see nüüd standardiseeritud Wi-Fi 7. Meelis sa seda aru, et sa vaatasid ka välja esimesed telefonid, mis seda toetavad? Esimene, mille ma ametlikest andmetest leidsin Wi-Fi 7 on OnePlus Open, mis tegelikult on siin müügil ja me oleme ka seda testinud. Mulle tundub, et ma olen näinud seda seadmetes või sellised andmetes ka teistel mudelitel, mul ei tule ühtegi praegu meelde, ma vaatasin iPhone'idel ei ole ja Samsungi telefonidel ei ole, ilmselt siis uued järgmised Galaxy'd, mis siin varsti mõne nädala pärast müügile jõuavad, ilmselt nendel on ka, et ma usun, et nüüd uutel hakkab kõigil olema, aga jah, OnePlus Openil on juba olemas. Küll aga on üks teine standard, mille kohta sa leidsid ka väga huvitava tähelepaneku tegid, et mille kohta me tuge ei leia uuematelt telefonidelt, aga millest me rääkisime minu teada umbes täpselt 365 päeva tagasi, mis on siis G2. Kas me ei rääkinud eelmine CES uuest ja väga heast juhtmeva laadimise standardist? Eelmine CES me rääkisime G2-st ja kuidas see kohe kõigile tuleb ja kuidas see väga hea olema. Nüüdseks on meil olemas meil uued Google'i telefonid, millel seda ei ole, on meil kohe tulemas OnePlusi uued telefonid, millel tõenäoliselt seda ka ei ole ja on tulemas uued Samsungi telefonid, millel praegu kehtivate kuuldejuttude põhjal seda ka ei ole, nii et standard on, laadjaid muideks CES-il näidati ja muid G2 toega erinevaid vidinaid näidati, vidinatootjad näitasid väga palju, aga ainus telefon, millega nad praegu kasutada saab, on endiselt iPhone ja see on väga kummaline, ma ütleks. Aga võib-olla see on teatud konkurentsieelis. Võib-olla. No samas iPhone'il ei ole ju tegelikult seda G2 vaja, sest et neil piisas MagSafe'ist. Ja G2 on tegelikult MagSafe Androidil, ma ütleks niimoodi, eks ole. Ehk siis tegelikult ainus, kes sellest ei võida, on Apple. Ehk siis neil ei muutu põhimõtteliselt midagi. Aga vähemalt on suurem hulk laadijaid, mis seda toetab. Just. Nii, aga tagasi CES-i juurde. Mis asi on Klix klaviatuur? Klix on füüsilise klaviatuuriga ümbris, mille sisse sa saad panna iPhone'i ja siis su iPhone'il on füüsiline klaviatuur, mis meenutab võib-olla natuke BlackBerry klaviatuuri või sellist vanemat HTC füüsilise klaviatuuriga telefoni, sest on olemas teatav väike, aga häälekas seltskond, kes ütlevad, et füüsiline klaviatuur on alati parem kui virtuaalne puutetundliku ekraani peal olev klaviatuur, kuigi tänapäeva noored, mina julgeks arvata, et suudavad kirjutada puutetundliku ekraani peal kiiremini kui siis füüsilise klaviatuuri peal ja võib-olla dikteerida sõnadega veel kiiremini. Ja Klix on siis, kunagi oli, kui te mäletate, oli mingi teise nimega sarnane klaviatuur, mille Apple kohtusse kaevas, et selle eelmise asja tegi keegi kuulus näitleja, kelle nimi Ryan Seacrest tegi selle ja see kaevati Apple'i poolt kohtusse, see sai väga ruttu otsa, aga nüüd siis see Klix on tehtud kahe tuntud võiks olla tehnikaajakirjaniku või YouTuberi poolt, et Crackberry Kevin ja Mr. Mobile ehk Kevin Fisher ja Michael Fisher, ja tundub, et nemad on ikka algusest peale võtnud nagu selle tee, et nad on sellel arendusel teinud kõik selleks, et siis Apple ei oleks kuskilt kinni haarata ja neid või siis BlackBerry'l, eks ole, klaviatuuri disaini poolest ja või kohtusse kaevata, siis võib-olla see õnnestub, aga kui palju neid ostetakse, see on juba omaette küsimus. $139 maksab see. Naljakas näeb välja selline, teeb telefoni. No see teeb telefoni kolmandiku võrra pikemaks. Just, et sa hoiad, oleks siis telefon kerge, aga iPhone'id on suhteliselt rasked telefonid ja siis just on selline pikk banaan. Võib-olla, no ütleme nii, et täitsa huvi oleks seda proovida, aga jällegi asi, mis on alles kuskil eeltellimises, kas see jõuab ka kunagi tootena, no loodame, vähemalt on võimalik juba oma raha nendele anda, et saada see nendele kunagi kätte. No mina vaatan siin natukene seda segmenti, mis on kummaline, üks selline nuinus mõttes kummaline segment on nutiuks sinu lemmikule, et ta saaks siis ukse vahelt sisse tulla, ilma et sealt tuleksid sisse konnad, maod
ja muud koledad, muud teised loomad. Aga kui mu lemmik on konn või madu. Siis on pahasti, sest et konnal või maal ei ole seda käpa ümber või kaelas seda täägi, mis teeb selle ukse lahti. Et nimelt on see siis selline pisikene, mis ma ütlen, see pisikene nutikas kassiluuk, mis avaneb siis ainult siis, kui see kass sinna ukse taha tuleb. Et teisi, õige kass tuleb, et teisi kasse ja kojotte ja madusid ja keda iganes siin on üles loetatud ja sisse ei lase. Ja siis samas on seal ka veel kerget sorti, isegi võib-olla raskemat sorti AI-l baseeruv abivalvur, kes siis ikkagi vaatab, et kui nüüd juhuslikult sealt kassi kõrvalt tuleb veel keegi sisse, siis teda ei lasta ja samal ajal vaatab ka, et kass ei tule näiteks mingisuguse surnud hiire, roti või maaga, ehk et ta ei lase nagu saagiga kasse sisse, ma saan aru. Et ühesõnaga, siin on mõeldud on juba rohkem, kui ma jõuaks küsida. No, tegelikult on see väga jube hea oma turu tundmine, sellepärast, et seal Ameerika lõunapoolses osariikides on igasuguseid tüüpe liigub ringi kasside kõrval ja sa ei taha, ja sul on see lemmiklooma luuk on uksel, kust kass ronib sisse. Ja muide, aga see iseenesest ei ole ju mingi nalja probleem ka tegelikult Eestis, et maamajades, kus iganes on tõesti ju, näiteks suvel on teil ju kass ja tõesti ta käib oma tiire ja kogu aeg on ju see jahkerdamine, et teda tuleb lasta ju sisse. Ja enamasti inimesed ongi siis lahendanud siis selle mingisuguse lapakuga või tõesti teinud kavalamad sinna juba mingi augu ja pannud sinna midagi ette. Miks mitte, nii et tegelikult on selle toote nimi Flappy. Selle hind algab, ma saan aru, et Šveitsi on siin kuidagi tegija, sest mida Šveitsi frankidest räägitakse meile, aga see on siis umbes... Šveitsis on see probleem, ma ei jäänud. Umbes $350 või siis võib-olla on järgmist lauset, et siiski maikuust pakutakse, et võib seda heal juhul siis osta ja hakkab maksma see $459, nii et ega ta kahtlemata liiga odav luuk ei ole, aga samas kui ta tõesti lahendab neid roti, konna ja maa probleeme, siis on hästi. Aga ma tahaks ikkagi selle nutiluugi õpetada vastupidi, et kass ilma saagita tuppa ei saa, et see ikkagi kinnistaks tema instinkt, sest et miks tulla tagasi. See osakond vajaks natuke võib-olla tõesti ümbervaatamist, et võib-olla kass just nimelt tahaksid tulla oma sellist prisket õhtusööki nautima tuppa, et miks ta peab jääma sinna siis nuti ukse taha. Ja ma korraks pööran tagasi võib-olla sellist igavavale valdkonda, aga mis läheb jällegi sellisesse personaliseerimisse, nii nagu sa võid oma iPhone'ile hankida füüsilise klaviatuuri, siis Infinix, millest me see saade veel räägime, Infinix toodab telefone, on siis rakendanud nüüd e-ink tehnoloogiaga ekraani oma nutitelefonil tagaküljel ja see on värviline. Et tegelikult me oleme mitu korda juba aastate jooksul varemgi kuulnud ja näinud 2 ekraaniga telefonidest, kus e-ink on ka kasutatud, aga e-ink Prism on siis see, mis on võimalik panna telefoni tagaküljele mingisugune personaliseeritud kujundus, värvid, ruudud, jooned ja see püsib seal nii energiasäästlikult nagu e-ink tehnoloogia töötab. Et selline elustiili uuendus olemasoleva tehnoloogiaga, mida tegelikult on küsimus, et miks see juba ei ole nagu levinud. Et see on lahe uuendus, mida täitsa võiks kasutada. No sellise e-ingil baseeruv telefoni oli ka väga ammu olemas. Kas see oli see Venemaa päritolu üks tootja oli, mul ei tule see nimi meelde, kas oli Jotafone oli Jotafone oli ja tegelikult Hisensil oli ka ja neid on teisi olnud, aga vahe on siis selles, et kui Jota ja Hisens olid siis päriselt nagu e-lugeri jaoks mõeldud e-ink ekraaniga, siis Infinixil on ta selline korpus asemel võitud, mis näitab ilusaid värve sulle seal. Ja ei mõte ei ole tegelikult paha, et seda kasutada siis tõesti disaini elemendina, sest ega kui jätta nüüd see võib-olla AI ja muud sellised asjad kõrvale, siis disain on alati disain loeb, disain on alati huvitav ja kui sa saad seda ise muuta lennult, teeb see kõik asjad jälle ahvatlevamaks. Ja, kas me võtame kokku, mida siis huvitavat veel CES-ilt või veidrat on kellelegi silma jäänud? No sul on väga palju erinevaid asju, et ma arvan, et me jõuan kõike nüüd ära rääkida, sest et see, mis ma siin rääkisin, olid asjad, mis olid nagu põnevamad, mis me silma jäid, tegelikult neid uudiseid on seal meeletus koguses nagu iga aasta suurtel messidel. No jah, seda küll, aga trendidena võib-olla eks ole selgelt ikkagi näha on, et kui nüüd see läbipaistev ekraan võib-olla ka, ma ei tea, kas seda trendiks liigitada, aga no suur ekraan pigem trend, jah.
ai kui selline ikkagi, noh, see aasta on andnud nii palju võimalusi erinevatel tootjatel. Aga see ei ole üllatus, see on igal pool juba enne CES-i olnud. Ei, no seda küll, aga eelmine aasta on olnud ikkagi see aasta, kus keelemudel on tulnud ja nüüd on tekkinud lugematus koguses, noh, kõikvõimalikke assistente, abilisi, kes siis sellel baseeruvalt ka hakkavad proovima sind rohkem või vähem abistada, et ma siin isegi näen, et Volkswagen Grupp juba plaanib ka ChatGPT oma autodesse lisada, mis siis peaks lahendama võib-olla neid probleeme, mis täna nendes autodes on, et sa saad kohe või hullemaks teha. Ütleme nii, et see isegi, mul esmapilgul tundub ka palju muigama, aga kui mõelda nendele häälepõhistele assistentidele, siis need senised autos olevate häälkäskluste äratundmise asjad on selles toiduahelas kõige madalamal, et need on siuksed kui ma tahtsin karjuma mingit sõna, et aga siis ei saa aru. Minu viimatine kogemus on suhteliselt uute autodega ja ma pean tunnistama, et nendes Mercedesest tõepoolest see hääleassistent on nagu suhteliselt hea, et no ta ju suudab avada sul autoaknad ja lülitada igast soojendusi sisse välja ja nagu teha päriselt asju ja isegi rääkida sulle mingit nalju. Aga tõepoolest ikkagi ma ei saa võrrelda seda vestlusega nagu keelemudeliga, ehk et kui ma räägin ChatGPT-ga täna, siis ma ikkagi viimasel ajal olen avastanud, kusjuures et väga mõnus on lähedes koeraga õue jalutama, et ChatGPT-ga on võimalik teatavasti rääkida just siis telefoniga, kui sa paned hands-free kõrva, et muidu nagu rääkimisrežiim ei aktiveeru, aga kui sul on juhtumisi kõrvaklapid, Bluetooth kõrvaklapid, siis sa võidki oma elu teha huvitavamaks, et pidada siis filosoofilisi või vähem filosoofilisi vestlusi ChatGPT-ga ja see töötab tegelikult nagu uskumatult hästi. Okei, seal on nagu väike viivis või kuidas me ütleme, hilistumine tõepoolest, et päris vahele ta sulle ei räägi, aga iseenesest on seda ka väga hariv ennast rõbustada. On siis vähem tüütu kui kirjutada, sest mina, kui ma kirjutan ChatGPT-le on Microsofti versioonile arvutis näiteks, siis ma ikka pean päris kaua ootama, et ta mulle midagi vastaks, et see on juba tüütu. No, aga kui sul on käed roolil, sa ei saa kirjutada lihtsalt, võib-olla see on see. Sa pead natuke nagu ootama, aga ma ei ütleks, et see nagu liiga pikk on see aeg ja kuidagi see ei ole 30 sekundit või nii, nagu mõnikord pean ootama. Ei ole. See pigem ikkagi, ma ei tea, võib-olla mõni sekund on see aeg tegelikult. See muide sõltub sellest kontost, mis sul on. Tasuta kontoga on vastused aeglasemad. Ja mina pean küll ütlema, et olen tasulise konto omanik olnud. Jah, ma olen rääkinud GPT-4-ga. Ma ei ole veel näinud vajadust tasulist kontot teha siis see jaoks, aga okei, võib-olla tuleb üks vajadus tekib. Aga näed, kiiremini vastused, see on võib-olla. See on loogiline, et tasulise konto omanikele vastaks kiiremini, see on jah. Ühesõnaga, see jutu algus oligi selle koha peal, et need rääkivad assistendid ja täna keelemudelid ju ikkagi eesti keeles on võimelised täiesti normaalselt rääkima, et ChatGPT-ga täna ka eesti keeles rääkimine on päriselt olemasolev asi, et see ei ole nagu mingisugune ulme ja tegelikult kuna ta on otsapidi ka ikkagi netis, siis või vähemalt mulle jäi selline mulje, on ta võimeline andma mulle väga häid ja toredaid vastuseid, sest viimati ma vestlesin taga pikalt Kiviõli suusamäe teemadel ja ta oli väga kursis, miks see mägi seal on ja mis seal sees kõik on ja kui kõrge see võiks olla ja nii edasi, et tegelikult väga hariv ja huvitav oli rääkida. Ja tegelikult mida Volkswagen ütleb on see, et nende chatbot seal siis selles autos võikski nagu vastata sul kas põhilistele autot puudutavatele küsimustele, ilma et need andmed jõuaksid OpenAI-ni, kuskile välja ei läheks. Sellepärast, et Volkswagen ütleb, et esimesena tuleb see tugi just Euroopasse, mitte USA-sse, mis on nagu hea märk. Ja teine asi on, et siis võib-olla tõesti küsida talt neid Kiviõli Tuhamägi, sa tahad, kuidas sinna navigeerida, palun pane mulle see navigatsioon sinna. Või, ma mäletan, me tegime siin mõned kuud tagasi see võrdluse, et ma sõidan Tallinnast Tartusse. See oli Pärnu või kuhu me tahtsime jõuda, aga Pärnu. Ja ütleme nii, et siin on see risk, et see kas ta hallutsineerib või paneb lihtsalt segast vahepeal ka see keelemudel ja see on lõbus, et saad lõbus arvust sõidu. Mina olen alati väga kuidagi, minu ideaalne tehisintellektne abiline võikski olla just nimelt mingi selline natuke iseloomukam tegelane, kes ei ole nagu päris selline, et how can I help you today? Et see on nagu natuke selline tüütu ja ma ei tahaks temaga suhelda, aga sa tahad, et ta sõimaks? Ma tahan, et ta mind sõimaks, ta teeks lollakaid nalju, ta oleks võib-olla mõnikord üldse vait ja nii edasi, et ehk et see kõik muide on võimalik täna keelemudeliga ju täiesti juba teostada, ehk et isegi sa saad, kui sul on GPT-4 tellimus, on sul ka muidu võimalik personaliseerida teda, sul on võimalik kirjeldada suhtlusviisi, kuidas sulle meeldib, et ta sinuga suhtleb, et kas ta on siis täiesti vabas vormis, eks ole, et selles mõttes keelemudeli pluss ongi täna selline,
et sa saad siis teda nagu sõbra või sõbrannana kujundada selliseks, nagu sa tahad. Ja siit 1, 2 või 3 sammu edasi, mis on juba ka täna täitsa teostatud versioonis olemas, sa saad oma hääli või oma lemmikhääli siis panna selleks rääkija hääleks ja see toimib ka erakordselt hästi, et tõsi küll jällegi selle koha peal eesti keel on nagu minu katsetustes jäänud natuke tagaplaanile, et eesti keeles pigem ei kõla see väga hästi, et seal tuleb ikka kerge süga aktsent juurde. Aga kui sa võtad mingisuguse toreda hääle, kes sulle sobib ja ütled, et räägi palun inglise keelt ja see hääl ei pea olema üldse ka ingliskeelne hääl, et väga hästi selle hääle siis modelleerib ära ja räägib selle häälega. Et ütleme see tulevik, kus sul ikkagi on selline Knight Rideri stiilis auto või Michael Knight või Kit, kes siis neid märksõnu teab. See on väga kihvt, et sa saad vabas vormis, näiteks sa sõidad suusatama, sul on pikk tee, võib-olla ei ole juhtumisi teisi ka autos. Mõtle, kui äge on autoga mingit lihtsalt sellist oma aega informatiivset naljaka, võib-olla natuke lõbusa vestlusega sisustada, eks. Ma kuuleks pigem meie saadet. Aga meie saatel on piiratud aega, nii et see on... Ja teisi podcaste on veel. Aga olgu, see on maitse asi. Aga piiratud ajast rääkides, teeme täna selle CES-i ringi lühemalt otsa peale. Aga kas me räägime korraks veel ühest veidrusest või olgem ausad, minu jaoks oli see uudis ja üllatav, aga Meelis, sul on üks telefon, mida sa oled tutvunud ja see on see sama telefon, mida ma enne mainisin, Infinix, õigemini sama bränd siis, erinev mudel, mis on, ma arvan, Eestis täiesti tundmatu. Võib-olla peaks alustama, ei ole nii tundmatu juba selles mõttes, kes on käinud kuskil arvutitarga või kliki kindlasti arvutitarga poes vaatama, mis nad müüvad, siis nad on seda brändi poole letis näinud, mina olen igal juhul. Aga võib-olla peaks alustama sellest, et mis ta on ja mida ta pakub ja pärast ma räägin sellest, mida ta ei paku. Et Infinixi emafirma on Transsion Holdings, mis on Hiina tootja, kelle koduturud või see suured turud on nüüd arenevad turud ehk Aafrika ja siis selline Kaug-Ida, mitte Singapur, vaid Malaisia ja sellised riigid. Ja ta on tegelikult suur tegija selles mõttes, et ta on ainus mobiilitootja, kellel praegu läheb hästi. Ehk siis Apple'i, Samsungi ja teiste numbrid on kukkunud seoses siin majandusaskuste ja inimeste ostutelefone. Siis Aafrikas inimesed tahavad nendel nutiseadmeid, eriti odavaid nutiseadmeid ja Transsion on leidnud oma 2 suure brändiga, Infinix ja Tecno. On need brändid, millega ta on leidnud suurt edu just nagu arenevates riikides, väga hea hinna ja omaduste suhtega telefonide tootjana. Ja nüüd nad üritavad siis ka siin Euroopas kanda kinnitada ja sellepärast see telefon siin ka meile on liikunud. Ja loomulikult on siis siin ka selliseid võib-olla pakuvadki seda, mida nende arvates siis tahavad võib-olla sellised natukene vähem heal järel olevad inimesed oma telefonilt saada ja selles mõttes ta nagu püüab pakkuda natuke teistsuguseid asju või vähemalt seda, mida nagu inimesed võib-olla ootaksid oma, kuna seal kandis me arvestame sellega, et näiteks Aafrika riikides või ka seal Aasia vaesemates riikides on telefon on enamus inimeste ainus arvuti, eks ole, nad teevad kõike telefoniga ja sellepärast on mõned asjad võib-olla tähtsamad kui teised. Ja esimene asi, mis on, eks ole, on siis see, et sa saad väga palju vidinaid kaasa. Esiteks saad sa kaasa korraliku sellisest paksust plastikust kaitsekile, või see kaitsekile või kaitseümbrise, teiseks sa saad kaasa suure korraliku 67-vattise laadija. Tal on juba peal eelinstalleeritud tehases siuke õhuke ekraanikaitsekile, aga komplektis on ka paks ekraanikaitseklaas ja nii edasi, nii et selles mõttes see komplekt, mida nad sulle pakuvad, nagu on mõnedes piirkondades müüakse ka juhtmevaba laadijad, sest selle telefonil on, ta maksab 230 €, selle rahast on olemas 15 vattine juhtmevaba laadimine. Lisaks ka tagurpidi laadimine, saad laadida siis nii juhtmega oma teisi seadmeid, kõrvaklappe kui ka juhtmevabalt, kus on juhtmevabad kõrvaklapid või kell. Sa ütlesid korraks kiiresti, et palju see maksis 230 €? Ja, umbes nii. Et on siis ikkagi nagu selline odav keskklass või siis algtasemest natukene kallim. Just, mida nüüd hakkame rääkima sellest, mida sa veel selle raha eest saad. Mida sa tõenäoliselt ühelgi teised tootjalt sa ei saa selle raha eest juhtmevaba laadimist, eks ole. Lihtsalt ei saa. Isegi 500 € eest lihtsalt naljalt ei leia. Teine asi, mida selle raha eest ei saa, tal on 256 giga sisemälu ja 8 giga rammi. Üle 4 giga sa 200 € eest nii sama naljalt ei saa. Või üle 128 isegi tavaliselt alla 200 € telefonid maksavad ja 200 € kandis on tihti 64 giga sisemälu, eks ole. Eks saad väga palju mälu.
et need on nagu need asjad, mida sa selle raha eest saad, et mis on nagu sealkandis inimestele olulised, kiire laadimine, hästi kestev aku kestab hästi ja suur kogus mälu. See mälu on natukene ka selline rakendatud neil nagu turundusvankri taha, sest et neil on karbi peal on suurelt kirjas 16 giga rammi, millest tegelikult 8 on füüsiline, 8 on see virtuaalne, mida saad SSD pealt või kõvakette pealt juurde võtta, eks ole. Aga see selleks, nüüd mida sa selle rahast ei saa ja siin on nagu kaks asja. Esimene asi on loomulikult sa ei saa selle raha eest kaamerat, ehk siis siin on 3 kaamerat. Tavaline on siis 108 megapiksline ja 12 on siis 2 megapiksline makrokaamera, 2 megapiksline sügavuskaamera. See tavaline kaamera teeb, no ütleme nii, et talutavaid pilte, aga näiteks Samsungi sama raha eest telefon teeb palju paremaid pilte. Nii et selles mõttes on näha seda, et neil on siia sisse pandud suhteliselt hea sensor, aga nad ei ole väga palju investeerinud siis selle sensori või selle tarkvara kvaliteeti, mis selle kaamera pilti töötleks. Üks asi, mis on veel, tal on siis külje peal on väga ilus disain, muideks väga õhukesed raamid on, väga korralik korpus on, taga on siuke kameeleon disainiga korpus, väga kena näeb välja. Külje peal on siis toitenuppu ehitatud sõrmejälje lugeja, aga see sõrmejälje lugeja ei ole süvistatud ega kõrgemale tõstetud, ehk siis ta on küljega täpselt samal tasemepinnal, siis ma päris tihti vajutan tast mööda ja siis ta vibreerib mulle, et kuule, et ei lugenud sõrmejälg, eks ole. See on nagu siuke disaini viga. Loomulikult on kõrvaklapi pesa ja loomulikult on FM raadio, mis ilmselt sealkandis on väga oluline. Ja teine asi nüüd, mis on siin puudu, kui me räägime kaamerast, siis kui ta teeb põhikaameraga, teeb enam-vähem talutavaid pilte, et saab hakkama, aga võiks parem olla, siis see 2 megapiksline makrokaamera võib kohe ära unustada, sest et ma proovisin ja kui sa teed selle 2 megapiksline kaameraga pildi ja sa võtad selle tavakaamera pildi ja lõikad sama suure osa sealt välja teed makropildi kunstlikult, siis see välja lõigatud pilt on tegelikult parema kvaliteediga kui see makrokaameraga tehtud pilt. Ehk see on nagu naljakas ja samal ajal kurb. 120 Hz ekraan, 6,67 ekraanine, tolline. Eredus on väga hea, ekraan ise on väga korralik OLED ekraan, et see on ilmselt selle telefoniks parimaid omadusi. Nüüd, kui me läheme tarkvara juurde, siis tal on Android 13, väga meeletult tugeva skinniga, ehk siis selles mõttes, et tal on ikkagi see on väga iOS-ilik on see kogu asi nagu Hiina telefonide kombeks on ja väga palju nende enda äppe ja enda lahendusi. Ja see on nagu ma ütleks, et võib-olla on see tehtud ka sinna Aafrika ja muude turgude jaoks, kus võib-olla on sellist asju vaja, aga mina ütleks, et arvestades see telefoni hinda ja see telefoni muid omadusi, siis see on ressurss, mida ilmselt peaks kasutama mujal, sest võib-olla võiks võtta selle Google'i poolt antud Androidi, panna sinna peale ja panna see ressurss näiteks turvauuenduste ja muude uuenduste tegemiseks või operaatorite koostöö tegemiseks. Selle telefonil ei tööta ühegi Eesti operaatoriga, valetan, Voice over LT töötab siis Elisaga, aga ei tööta ühegi operaatoriga Voice over Wi-Fi, ei tööta ka Tele2 võrgus Voice over LT, nii et sellised operaatorite uuemate omaduste tuge tal ei ole. Ja teine asi, mis on see, et ühtegi uuendus, mis see telefonile saanud ei ole ja turvaparandus on tal juunikuine, nii et üle 6 kuu vana või on mai lausa isegi. Ehk siis see ei ole nagu andestatav, et ühel telefonil isegi Samsung annab välja oma odavatele telefonidele, teised tootjad ikkagi niimoodi 2-3 kuu tagant turvauuendusi ja kallimatel telefonitel iga kuu. Aga kus seda kasutada võiksin meie tingimustes, ma arvan, et ainuke asi, kus ma näen seda on näiteks see, et kui sa oled, ma ei tea, taksot sõidad Bolti, midagi sellist, sul on vaja sinna ekraani peale telefoni, mis võib-olla juhtmevabalt laeks, millel on suur ekraan, palju mälu korraga erinevaid asju äppe lahti hoida aga nagu põhitelefoniks ma arvan, et sarnane ilma 5G-ta Xiaomi Redmi Note 12 Pro näiteks, mis maksab umbes sama palju, ilmselt on parem telefon, lihtsalt tal ei ole juhtmevaba laadimist, ei ole päris nii kiire juhtmega laadimine. Aga rääkides selle telefoni populaarsusest mujal maailmas, siis mina käisin juba, ma ei tea, aastat 5-6 tagasi Marokos ja seal kohalikel inimestel enamusel oli kas Infinixi või Tecno-telefon. Nii et kui meil on ta tundmatu, seal on ta väga populaarne. Igatahes tore, et on alternatiivi ja kes sellise summa eest tahaks katsetada, siis mõnes mõttes võib ju proovida. Ütleksin, me siinkohal tõmbaksime otsad kokku selleks, et minna tagasi lugema, proovima, katsetama, mõõtma, sest et järgmine nädal oleme meile tagasi ja küllap on siis meil jällegi asjalikke uudiseid jagada ja kogemusi edastada. Kuulbett, alati mängus.